Esimest korda puutusin kokku hääletusega siis, kui ma olin 14 aastat vana. See oli sügaval Brežnevi ajal ja isa käis Stockholmis Vennal külas ja tõi sealt 4 või 5 plaati. Text Sound Compositions Stockholm Festival 1967. Ane, vihane, kihase, mafori, lumefori. Selgus, mis? Isa ei lubanud neid plaate oma ateljeest välja viia. Ja siis ma istusin isa ateljees ja kuulasin neid. Siis ma vaatasin sealt taga oli Ilmar Laaban, selline nimi. Ja see oli minu esimene kord, kui minu teadusse jõudis see nimi. Nii et üldsegi mitte luule kaudu, vaid hääletuse kaudu. Lapsepõlvest peale on mind peetud kõige rohkem oma isa pojaks. Et see, et ma olen Jaan Malin, see ei ole oluline. Et olulisem on see, et ma olen Ilmar Malini poeg. See üksnes isaga seostamine hakkas natukene häirima. Ja siis tuli üks teine vari ja see oli see teine Ilmar, Laaban. Ja siis hakkas see teine vari mind kummitama ja ma tundsin, et tahaks sellest varjust välja pääseda. On siiski aega küsitud, et mis on selle hääletuse eesmärk või siht minul. Siis ma olen ütelnud, et ma otsin teed, kuidas jõuda keeleni enne keelt.